on siis Mait Koppel ja ma täna räägin natuke siis Fujitsu vaatevinklist, et mida tähendab masinõpe ja kus on võimalik seda kasutada ja mis kasu sellest siis on võimalik saada. Ja Fujitsu on siis jaganud selle sellisesse fookus valdkondadesse ja eelkõige siis nagu ikka on oluline suurendada efektiivsust ja olla efektiivne ja meil on siis olemas mitmeid näiteid, kuidas me oleme siis neid erinevaid masinõppe algoritme kasutanud erinevates valdkondades. Ja esimese sellise osana käsitleksin siis sellist, ütleme, kvaliteedi kontrolliprotsessi, et kuidas siis on võimalik AI-d rakendada siis kvaliteedikontrollis. Ja selleks on siis Fujitsul olemas selline lahendus, mida nad nimetavad FAIR-iks. Ja põhimõtteliselt on siis, ütleme, et selline esimene suurem valdkond, kus ma siis peatun, on siis see, et on siis nii pildikontroll kui ka, ütleme, et siin on kasutatud ka ultraheli erinevaid kontrollimehhanisme, et veenduda siis, ütleme, et otsida siis erinevaid defekte. Ja antud näite puhul on siis toodud siin üks selline näide, kus on siis tuuleturbiinid. Et tuuleturbiinide puhul on siis hästi oluline see, et need labad ei oleks defektsed, ehk siis põhimõtteliselt, kui nad seal ütleme, ilmastikutingimustes kõrgel keerlevad, et siis nad peavad olema väga hea kvaliteediga ja ilma defektideta. Ja selleks siis Fujitsu koos Siemensiga töötas välja sellise lahenduse, kus siis neid labasid skaneeritakse ultraheliga ja põhimõtteliselt siis ütleme, et kuidas AI erinevad algoritmid töötavad, on siis see, et ütleme, et kui kokku võtta, siis neid algoritme võib olla mitukümmend, aga iga lahenduse puhul siis tavaliselt valitakse välja mingi 3-4 sellist, mis tollele hetkele või lahendusele nagu kõige paremini sobivad. Ja üks selline tüüpiline viis siis on see, et põhimõtteliselt korjatakse andmeid ja treenitakse siis esmalt neid AI mudeleid või ütleme masinõppe mudeleid, et korjatakse nagu andmeid, mida siis on võimalik nagu hiljem siis taaskasutada juba selle, ütleme, kas siis mingisuguse leitud ultraheli skaneeringu arvandmete või siis pildiandmete puhul on võimalik siis tuvastada, kas on mingisugused defektsed kohad või mitte, eks. Et siin on oluline nagu mainida see, et mis on nagu sellise masinõppe puhul nagu pluss on see, et masinõpe suudab väga kiiresti tuvastada mitu defekti. Et tihti on nagu see, et erinevad, ütleme, et kas silm või siis mingit sorti optilised algoritmid, mida varemalt kasutati, et siis nende puhul on nagu see, et nad fokusseerivad väga kindlalt mingitele konkreetsetele defektidele. Et siin on siis slaidil toodud ka kiire võrdlus, et mida siis suudab nii-öelda automaatne optiline kontroll siis versus masinõpe ja ütleme niimoodi, et masinõpet on siis võimalik treenida väga erinevate defektide leidmiseks ja põhimõtteliselt on võimalik ka siis ütleme niimoodi, et näiteks, et kui ka mingitel osadel on näiteks mingid kriimustused, et selliseid asju nagu sellise optilise kontrolliga on väga keeruline tuvastada. Ja plussiks on ka see, et siis
noh, ütleme, et kui need detailid, kujud või tulevad uued detailid muutuvad, et siis on võimalik kiiresti nagu treenida seda mudelit uuesti tuvastama siis just selle konkreetset detailile vastavaid efekte. Ja noh, siin on ka siis üks näide selline, et noh, põhimõtteliselt sellist noh, nii-öelda pildi või siis mingit sorti ultraheli või mis iganes tuvastamist on siis võimalik teha väga erinevates kohtades, et siin on näiteks üks liin, kus siis on võib-olla toodetakse näiteks mingit sorti trükiplaate ja siis on võimalik näiteks AI-d rakendada väga erinevates kohtades kvaliteedi kontrolliks, kas siis alustades materjalide kvaliteedi kontrollimisest kui ka siis sellest, et kas ütleme, et kui trükiplaadile monteeritakse väga suur hulk erinevaid juppe, et siis oleks ka noh, tuvastatud, kas kõik jupid said sinna nagu peale või mitte, eks, et siis noh, on olemas sellised nii-öelda fotoboksid, mis siis pildistavad neid detaile ja siis vastavalt siis selle masinõppe algoritmidele siis tõstetakse kas järelkontrolli või läheb see plaat siis läbi kontrolli, eks, liini peal. Nii, siis järgmine selline suurem asi, millest ma tahaks rääkida, on siis selline ennetav hooldus ja noh, on üldiselt kindlaks tehtud see, et tihti on, mida varasemas faasis mingi viga avastatakse, seda odavam on selle vea parandamine. Ja ka selleks, et neid vigu arendada, on siis olemas väga erinevaid masinõppe lahendusi ja Fujitsul on siis üks selline asi, mida siin te näete siin posti küljes, on nad kutsuvad seda digital ear ja põhimõtteliselt siis antud juhul siis mida see seade teeb, on siis see, et kui eelnevalt me nägime, et nüüd tuvastati pilti või käis pilditöötlus, siis antud lahenduse puhul toimub siis helitöötlus ja põhimõtteliselt on võimalik siis treenida täpselt samamoodi seda nii-öelda digitaalset kõrva ära tundma mingit sorti rikkeid. Ja need rikked võivad olla siis, noh, ütleme, et siin on erinevaid kohti, kus neid on siis kasutatud, et noh, näiteks turbiinide või siis pumplate, noh, ütleme, et rikete tuvastamist, et mingil hetkel näiteks kui mingi turbiin hakkab tegema teistsugust häält, et siis on võimalik nagu tuvastada, et noh, vastavalt siis eelnevalt treenitud andmetele jälle täpselt samamoodi või siis tuvastada, et mingit sorti rikkeid. Ja vabandust, et üks koht, kus seda lahendust ka kasutati, oli lennujaamad ja lennujaamades on siis väga oluline see, et need lennukid, kes tulevad sisse, noh, ütleme, et seal on väga kindel protokoll, mis on neile ette antud, et kui kaua nad tohivad hoida mootoreid töös ja siis et jälgida seda, et kas ja millal nad need mootorid välja lülitavad, siis ka ühte Inglismaa lennujaama pandi need digitaalsed kõrvad üles, mis siis analüüsisid seda, et kui kiiresti mootor seisma jäi ja noh, see siis kokkuvõttes võimaldab hoida kokku nii kütust kui ka siis tekitab oluliselt vähem mürareostust. Et ütleme, et kui on sellised helide tuvastamise või kontrollimehhanismid, et siis on see lahendus just on väga abiks. Ja kolmanda sellise asjana tahaksin siis rääkida natuke sellest, et Fujitsu on ka, noh, ütleme niimoodi, et enamus tegelikult, ütleme tootmises ja ka tegelikult väga paljudes muudes valdkondades on väga palju erinevaid optimeerimisülesandeid. Ja noh, kes on erinevate nende optimeerimisülesannetega tegelenud, teavad, et mida rohkem on erinevaid muutujaid ja viise, seda noh, ütleme, et see kombinatsioonide hulk kasvab eksponentsiaalselt ja põhimõtteliselt on väga keeruline
leida sellist optimumi. Ja Fujitsu on siis välja töötanud ka väikesti sellise riistvara, mida nad nimetavad digital annealeriks, et nad paigutavad ta kuskil siis kvantarvuti ja silikonarvuti vahele, et ehk siis nad ütlevad, et see on siis kvantarvutamisest inspireeritud nii-öelda ränitehnoloogial tehtud riistvara, et selle mõte on siis see, et võimaldada siis märgatavalt suurema kiirusega välja arvutada neid erinevaid kombinatsioone ja leida miinimume. Ja siin ma toon ka siis nagu mõningaid näiteid, et noh, näiteks, et on suur väljakutse, et kuidas tööd nii-öelda nagu neid töögraafikuid teha, et oleks võimalikult vähe inimesi ja võimalikult suur hulk tööd saaks tehtud, et see on selline tüüpiline optimeerimise ülesanne, mida siis on just hea sellise spetsiaalse riistvaraga lahendada, et mis siis tagab väga kiire nagu optimumide leidmise või kombinatsiooni läbi arvutamise. Ja noh, siin on samamoodi üks näide toodud, kus siis oli suudeti siis optimeerimise tulemusel saavutada see, et 34 töötaja asemel siis suudeti seesama töö ära teha 29 töötajaga, et vahetustega. Ja ütleme, et selline veel üks näide on nagu see, et siin on üks selline tootmisliin, et kuidas neid roboteid siis nagu liigutada, et töö saaks tehtud kiiremini ja ütleme, et ka materjali kuluks vähem. Et siin prooviti näiteks siin ühte lahendust BMW tehasega koostöös, kus siis ütleme, neid keevituse õmblusi siis kaetakse veel PVC kihiga, et siis suudeti nii-öelda optimeerimisega või seda annealinguga saavutada siis see, et liimi kulus 20% vähem ja töö tehti ära 20% kiiremini, et põhimõtteliselt selliseid variante on siis võimalik nagu läbi arvutada. Ja siin on siis ka üks selline Fujitsu poolt välja töötatud lahendus, et kuidas siis jõuda selleni, et just hakata ka erinevates ettevõtetes lahendama õigeid asju või õigeid probleeme, et siis on selline formaat nagu välja töötatud, mida nad kutsuvad siis co-creationiks. Ja põhimõtteliselt siis on see, et päeva lõpuks on siis tegelikult oluline see, et mitte, et millist toodet me suudame ettevõttele müüa, vaid tegelikult kõige tähtsam on see, et kuidas me saame aidata ettevõttel endal neid eesmärke täita, mis on konkreetselt sellele ettevõttele siis seatud. Ja siis selleks oleme teinud siis selliseid nii-öelda co-creationi workshop'e klientidega, kus me siis on väga oluline, et oleks kaasatud siis nii-öelda nii äripool kui ka siis meie spetsialistid, et võimaldavad laialdaselt, kus siis saab välja arutada või leida siis selle, et mis on siis see ühisosa kõigil nendel gruppidel ja siis keskenduda just sellele, et kuidas siis kliendile võimalikult sellist suurt väärtust nagu luua. Et selleks meie spetsialistid viivad klientidega läbi selliseid co-creation nagu töötubasi. Ja see nii-öelda masinõpe või ütleme, et mingitel juhtudel kasutatakse ka tehisintellekti, siis minu hinnangul see masinõpe on natuke täpsem selles mõttes, et tegelikult arvutid ei mõtle eriti mitte midagi ise, vaid arvutitel on lihtsalt hea võimekus läbi töötada suurel hulgal andmeid, nii et selles mõttes ma isegi ütleks, et tehisintellekti asemel kasutada masinõpet on oluliselt minu jaoks nagu täpsem termin. Põhimõtteliselt on see, et iga algus on natuke raske,
aga et hakkame siis väikeste sammudega astuma ja räägime, et kus me saame abiks olla ja nii tegelikult need asjad lõpuks sünnivadki, et see ei tähenda kohe, et on vaja mingi kohutav suur hulk raha investeerida, vaid lihtsalt hakata tasapisi pihta.